Hüdroisolatsiooni tööd saab kiirendada lõigates nurgatükid eelnevalt valmis või kasutades kiildo sise- ja välisnurga tugevdusi. Põranda ja seina ühenduskohta paigaldatakse kiildo nurgatugevduslint. Ära unusta paikamast ka juhtläti eemaldamisel jäänud kruviauke. Põrandatrapi tihendamisel kasutada iseliimuvat kiildo trapitugevdustükki. Murra tükk keskelt pooleks ja aseta trapi peale. Eemalda kaitsepaber, pööra tükk trapi peale ja hõõru kinni. Tõsta tüki teine pool üles, eemalda paber ja hõõru kinni. Lõika trapi kohale vastavalt trapitootja juhistele auk ja suru pingutusvõru ettevaatlikult oma kohale. Venita hüdroisolatsiooni kihti trapi siseseinte poole ja suru trapikaane abil pingutusvõru ettevaatlikult oma kohale. Eemalda trapi gaas ja juhul, kui võru alt paistab hüdroisolatsiooni äär, lõika see noaga ära. Kanna tugevdustüki mõlema tekstiilserva alla fiiberkummi ja hõõru kangas kinni. Tugevdustüki kahele küljele paigaldatakse tugevduslindid. Tugevduslint tuuakse vähemalt 30 mm võrra trapitugevdustüki peale. Kanna fiiberkummi kogu trapitüki peale kuni pingutusvõruni. Trapitugevdustüki võib katta fiiberkummiga täies ulatuses ka koos esimese kihi pealekandmisega. Jälgi, et trapitüki peale ei jääks liiga paks kiht. Kanna hüdroisolatsiooni mastiks kogu põrandapinnale ja lase kuivada vähemalt 2 tundi.
Tihenda pingutusvõru allääre ja trapi vaheline vuuk masa liimimassiga. Kanna rulliga teine kiht fiiberkummi üles tõstetele ja põrandale. Lase kuivada vähemalt 6 tundi enne plaatimist. Hüdroisolatsiooni kihi kuivamist ei tohi kiirendada lisakütte abil. Kuivamise kiirendamiseks tuleks ventileerida ruumi efektiivselt. Kontrolli, et mastiksit on kasutatud piisavalt. Põrandal on kulunorm 1 kilogramm ruutmeetri kohta, mis tähendab 0,5 mm paksust kuivanud kihti. Enne plaatimist planeeri plaadijaotus näiteks 4-nurkse trapikaane järgi. Kanna pinnale sobiv kiht plaadisegu. Nelinurkne trapikaas kinnitatakse hüdroisolatsioonile plaadiseguga. Suru plaadid värskele segule ja nihuta veidi külgsuunas, et tagada ühtlane kinnituspind. Peale põranda plaatimist lase segul kuivada plaadisegust sõltuvalt 1–3 ööpäeva. Sobita seinaplaatide alumne rida oma kohale. Plaadid võib kinnitada ükshaaval, kammides segu plaadi tagusele.
Peale seinte alumise plaadirea vuukimist vuugitakse samal viisil põrand. Põrandavuugid tuleb vuukides jätta võimalikult tasa plaadipinnaga, siis on lihtsam vuuke puhtana hoida. Peale vuukimistöid tuleks nurgad ning seina ja põranda ühinemiskohad puhastada vuugitäidisest. Vuuke tuleb esimese ööpäeva jooksul 1–3 korda niisutada veega. Nurkade tihendamiseks kasutatakse Kiilto sanitaarsilikooni. Silikoonimisel tuleks korraliku tulemuse saamiseks kasutada silikooni püstolit ja maalriteipi. Maalriteip kinnitatakse vuugi mõlemale küljele ning vuuki kantakse sobiv kogus sanitaarsilikooni. Silupind näiteks seebivees niisutatud sõrmega ja seejärel eemalda maalriteip koheselt. Tihenda sanitaarsilikooniga toru läbiviikude ümbrused ja viimistle pind. Peale vuukimist võib duširuumi kasutusele võtta ööpäeva möödudes. Kui ruumis on põrandaküte, võib selle aste-astmelt sisse lülitada umbes nädala möödudes. Lisainformatsiooni hüdroisolatsiooni ja plaatimise kohta saad Kiilto Eestist või internetist aadressil www.kiilto.ee.